jõudsime Klaipedasse ja poisid, mehed mul käisid siin eelmine aasta delfinaariumis ja pingviine vaatamas, aga see oli nii äge olnud, nii et nad tõid meid see aasta siia uuesti. Siia parkisime auto ära, Unisend äpp on, me veel ei tea, kuidas see maksmine on, siin on natukene süsteem muutunud võrreldes eelmise aastaga. Räägin õiget juttu või? Ei, tegelikult me enne parksime teeäärde lihtsalt säpiga, aga nüüd teeäärde täis. Ja nüüd me otsime paati, siin ma saan aru, lähevad mingid suured praamid, aga väiksema laevakesega on vist ägedam ja saab kiiremini. Nii et me nüüd otsime, kas mõni läheb ja proovime selle peale saada, et näeks pingviine ja delfiine. 2 täiskasvanud, 1 6-aastane, 1 3-aastane, 1 1-aastane, 9 euri. Ja mõistlik on sellega tulla sellepärast, et siis saab otse delfinaariumi ette sõita. Me tulime, oli äkki mingi, ma ei tea, 5-10 minut, väga ruttu tuli igatahes. Ja siin väljas on piletikassad. Eelmine aasta oli täitsa tühi. Eelmine aasta oli täitsa tühi ja keegi ei ostnud siis, see sees on hästi pikad järjekord, näete. Siit välja ulatub järjekord, nii et mõistlikum on ikkagi jääda siia ootama, hetkel vähemalt. Kasvuni on 2 tükki, 4–7-aastased on meil ju 1, ehk tähendab 2 tükki istuvad meil süles ju. Jah. 46 euri. See on nüüd delfiini ja merilõvide show. Pingviinide oma tuleb eraldi. Siin on täielik hullumaja. Ja kerge soovitus, et eelmine kord tulime me esimesele etendusele, et siis oli Poolemäe Praevastade poolsaali nüüd lühis. Mis kell esimene on? Ei mäleta. No igal juhul hommiku poole soovitame tulla, sest praegu on küll täielik klaustrofoobia tekib. Kuigi kõigil on pileti peal kohad ja rivid, need, kes allpool istuvad, need peavad arvestama, et seal saab märjaks, sest et need delfiinid päris palju pritsivad. Üleval on päris hea vaade tegelikult. Selline asi on, siis saate tegelikult sinna delfinaariumisse pileti 14 euroga. Appi maksime üle või? Nii, aga nüüd ülejäänud. Siia Meremuuseumisse alla 7 on tasuta ja täiskasvanu muidu on 13 ja perekaardiga on 10 eurine koht. Üle 7 minutit ei tea, ma ei vaadanud. Arvake ära, kes hakkas sadama. Vaata. Arvake ära, kes hakkas sadama või? Jep. Me nüüd otsime süüa ja ühe lapse vihmajope jäi kogemata autosse, võtsime hoopis püksid kaasa. Hei hoo, ja nii palju rahvast on täna. Jõhker rahvas on igal pool. Ja noh, söögivarianti siin väga ei ole, aga midagi leidsime. Siin on menüü. Esmane emotsioon. Üleval kindluses sööbises käidud. Võtsime pelmeenid ja friikad burgeriga ja ma olen aus. Jep. Et võtke oma mingi snäkk kaasa või midagi, et
delfinaariumis oli eelmine aasta hea, see tõesti oli hea söök, aga lihtsalt see oli nii palju inimesi, et me läks oodama, ma ei tea, õhtuni välja vist. Ja pigem vist on mõistlikum tulla siia hommikupoolikul, võtta mingi snäkk kaasa ja lõunasöögiks minna siis kuhugi üldse välja siit. Meie kivide ja merekarbi fännidel on siin küll palju vaadata. Hästi palju ilusaid igasugu merekarpe. Eelmisel aastal poistel vedas, nad nägid, kuidas pingviine toideti. See aasta neile vist vihmane ilm väga ei meeldi. Istuvad siin sees. Kell 2 ja 2.05 on nende söötmisajad. See on mega äge kogemus. Mehed eelmine aasta nägid täpselt seda. Meie läheme nüüd rongiga sõitma poistega. Visipreili ei tuttu, nii et Tõnno läheb vankriga ees 2 kilomeetrit. On siit sinna suurde sadamasse. Ja selle rongipilet on 3 eurot. 3-aastased on tasuta, nii et 6 eurot maksime. Ja lähme siis suurde sadamasse ja seekord nüüd suure praamiga üle. See läks vankriga. Mis jooksed siin? Korralik jooksmine, aga jõudsime. Kõik jooksid lõpuks, sest me vaatasime, et suur praam hakkab välja minema. Õnneks jõudsime. Läbi märjad ka. Ja issand Tõnno pani plätadega. Huvitav on see ka, et suurel praamil keegi mingit piletit meilt ei küsinud. Või me ei ole nagu piletit pidanud ostma. Ainult nüüd maksime selle rongisõidu eest ja siia lihtsalt jooksime peale ja kõik jooksid peale. Äkki on see, et ongi kui maismaa poolt nagu minna, et äkki siis on pilet. Ja võib-olla on edasi-tagasi pilet. Ja igal pool vihma. Igal pool vihma sajab. Ja olemegi kohal ja see tulek oli küll, ma ei tea, 5 minutit, väga ruttu. Suur tundub, et tuleb veel rutem, aga no reaalselt see vahe on ainult paar minutit.